me liitume jälle Barcelonaga, meil peaks olema nüüd teisel pool taevakanaleid ühendus loodud meie oma hea tegijaga Maailma Tervishoiuorganisatsioonis. Triin Habit peaks olema liinil, kes räägib erinevatest rahastusmudelitest täna kõnealuste projektide puhul. Tere pärastlõunat, kas te kuulete mind? Mina teid vähemasti näen, saalis näen, et kui rahvas hakkab püsti tõusma ja saalist lahkub, siis vähemasti saan ma emotsiooni edasi. Ja mulle tundub, vist te kuulete mind ka. Nii et ma siis jätkan ja ma loodan, et internetiühendus peab. Ma loodan, et meie slaidide vahetamise koostöö sujub ka meeldivalt. Ja ma loodan, et ei juhtu see, mis juhtus suvel, kui ma Eestis operatsioonil olin ja anesteesias ärkasin ja siis ma mäletan läbi jutu, kuidas mulle öeldi, et proua, siin te võite eesti keeles ka rääkida. Et ma loodan, et ma ühel hetkel lihtsalt automaatselt ei muuda keelt, aga siis ma loodan, et te mulle märku annate, et te ütlete samamoodi vaikselt ja hellalt, proua, siin võib eesti keeles ka rääkida. Tänan korraldajaid, tänan selle usalduse eest, et te mind siia esinema kutsusite. Loomulikult ma tahaks olla seal koha peal koos teiega ja ma täna olen natukene saanud niimoodi hooti tulla teie konverentsile kuulata. Ma ei ole saanud kogu päev olla, et ma nüüd kõigi detailidega kursus ei ole, aga ma saan aru, et PAIK-projekt on 5-aastane ja täpselt 5 aastat on see aeg, kui mina olen Eestist eemal olnud. Et vabandage siis võib-olla minu kohatist võib-olla ignorantsust viimaste arengute ja detailide osas ja teine selline märkus ka kohe alguses, et kindlasti ei pea ma ennast eksperdiks inimkesksete tervishoiuteenuste rahastamises, et seetõttu see ettekanne ongi rohkem mõtisklusi rahast ja inimese poolt, kes on endine praktik, kes on realist ja kellele raha väga meeldib. Ja ma arvan, et võib järgmise slaidi panna. Et siis täpsemalt sellest, mida ma räägin. Nii. Et räägiks sellest, et kuidas saaks rahastada nii, et see oleks rohkem inimkeskne. Aga siin olgu ära õiendatud see, et lihtsalt ootuseid, et juhtida, et ettekanne ei lõppe sellise detailse teekonnaga, kuidas Eesti peaks siis hakkama rahastamist muutma. Et sellist ambitsiooni mul ei ole. Need targad ja võimekad inimesed on Eestis kõik olemas ja nii palju ma vähemasti hommikupoolsest sessioonist sain ka aimu, et kõik need projektid ja käimasolevad asjad, need on kõik nii eripalgelised ja niivõrd paljude erinevate nüanssidega, et seetõttu juba välja tulla nagu sellise universaalse rahastamise lahendusega, et see oleks tõenäoliselt mõnevõrra naiivne kavatsus. Aga siis püüaksin ka mõtiskleda koos teiega natuke teemal, et üks asi on see, kuidas saab rahastada, aga miks siis tegelikult sellise rahastamise muutmine nii keeruline on. Ja püüaks lõpetada paari praktilise soovitusega. Järgmine slaid, palun. Et siis alustuseks, kuidas saaks rahastada, võib jälle edasi minna. Järgmine slaid, palun. Et kui hakata rääkima sellest, et kuidas saaks rahastada, siis esimene asi tuleks kokku leppida, mis on eesmärk. Eks see on tervishoiul omane, tervishoiu rahastamisel omane, aga ma arvan, et see ei ole üldse tervishoiu valdkonna spetsiifiline probleem, et inimestele on kalduvus keskenduda lahendustele ja unustada ära, et mis see tegelik eesmärk oli ja see lahendus ise kipub muutuma eesmärgiks omaette. Ja näiteks, et tahame Hollandi süsteemi rakendada või midagi taolist. Et rahastamise muutmine ei ole kindlasti eesmärk omaette. Mis saab olla eesmärk? Eesmärk saab olla see, et soov on muuta tervishoiuteenuse osutajate käitumist, näiteks ravi planeerimine rohkem, et tehakse raviplaanid ja samuti saab soovida, et rahastamine soodustaks rohkem paremat integreeritust, perearstid ja eriarstid omavahel suhtlevad, see, et suheldaks ka sotsiaalsüsteemiga. On ka neid, kes ootaks, et uued rahastamismeetodid, et kui liigutakse rohkem inimkesksemale lähenemisele, et tekiks kulude kokkuhoidu. Siin ma seda optimismi väga ei jagaks, et võib-olla mida saab oodata ja mis on väga õiglane ootus, on see, et rahastamine muutuks efektiivsemaks, et sama kulutatud raha eest saaks parema tulemuse. Aga see, et rahade kokkuhoidu saada, see võib olla
päris keeruline, toon paar põhjust, miks. Esiteks see, et kui me vaatame uuringuid, mis on kättesaadavad, et need enamasti tulevad Ameerika Ühendriikidest, Saksamaalt, Hollandist, et kui me võrdleme juba seda tervishoiu rahastamise taset, mis on Eesti versus need riigid, siis nii suhtelisel kui absoluutsel tasemel on nad meist ees, et see tähendab ka seda, et seda võib olla mõningas kokkuhoiukohtu, mida muidugi ka igas uuringus üldse tõestatud pole, on võimalik saavutada. Teine põhjus, miks seda kulude kokkuhoidu on raske saada, on see, et kui hakata teenuseid või kogu seda teenust inimese keskselt vaatama, et panna paika seda patsiendi teekonda, inimese teekonda süsteemis, siis selgub, et mingid teenused on ju puudu, et on taastusravi on natuke liiga vähe, rohkem või vähem kui optimaalne, vaimse tervise teenuseid on puudu ja samuti on probleem sellega, et sotsiaalteenused on veel omaette teema. Ja kolmas põhjus, miks kulude kokkuhoiu osas mina väga optimistlik ei ole, on see, et iga muutus vajab investeeringut. Et investeeringud nii füüsilisse taristusse, investeeringud digitaalsesse taristusse, inimestesse ja loomulikult kogu see muutuse juhtimisse. Mis on õiglased ootused? Loomulikult on see, et patsiendi teekond muutub, et rohkem on teenuseid kodus, rohkem on teenuseid haiglast väljapool ja loomulikult ei vaja täpsemalt seletamist patsiendi kogemuse ja ravitulemuse parandamine. Võib järgmise slaidi panna. Et mis siis teised on proovinud, et oleksite väga pettunud, kui ma natukene siis ei räägiks, kuidas rahastada saab. Et püüan seda võimalikult lühidalt teha. Et kõige võib-olla sellisem rohkem tähelepanu saab, vähemasti teoreetilises plaanis on selline piirkondlik terviklik pearaha. Et mis see siis lihtsustatud võiks tähendada seda, et näitena võtame Järvamaa, arvutame välja, kui palju keskmise Järvamaa inimese peale tervishoiu ja sotsiaalteenuste peale kulub. Ja siis me võtame selle raha, vaatame, palju Järvamaal inimesi on ja anname selle raha tervishoiuteenuse osutajate ja sotsiaalteenuste ühenduse kätte ja eeldame, et nemad seal koha peal teavad kõige paremini, mida täpselt vaja on ja siis hakkab nüüd aja jooksul kogu see patsiendi teekond paika nihkuma ja ebavajalikke teenuseid enam ei tehta ja tehakse rohkem neid, mida vaja on. Teoreetilises plaanis ja mõnevõrra asja lihtsustades täpselt see on õigustatud ootus. Praktilise rakenduse koha pealt loomulikult jäävad endiselt küsimused, et mis on teenuse standardid, mis teenused tegelikult on tõenduspõhised, peavad olema inimestele kättesaadavad, kuidas siis tegelikult see teenusosutajate ühendus omavahelisi suhteid reguleerib, kuidas raha jaotatakse ja üldsegi mitte vähem tähtsam, kuidas antakse aru, kuidas antakse aru sellest, mida on tehtud, mis on saavutatud ja mille peale see raha on siis kulunud. Et kui lõpuks kõik need asjaolud arvesse võtta, siis see esialgne võib-olla selline hästi paindlik ja sujuv mudel muutub tegelikult suhteliselt sama sarnaseks sellele, mis tegelikult juba tänasel hetkel olemas on. Et loomulikult, mida saab teha, on see, et seda mõtteharjutust käia läbi lihtsalt virtuaalselt, võib-olla ilma seda rahastamissüsteemi otseselt muutmata ja siis võrrelda, et mida see tähendaks teoreetilises plaanis. Teine suhteliselt samalaadne siis sellele pearahal on eelarveline rahastamine, aga siin on hästi oluline teha vahet sellele, et kas on nii nagu täna Hiiumaa rahastamine, mis on ka asutusepõhine, või me räägime eelarvest üle erinevate tervishoiuteenuse osutajate ja miks ka mitte siis sotsiaalteenuse osutajate. Kui me jääme ühe asutuse piiridesse, siis loomulikult see efekt inimkesksuse osas jääb see paradigma nihke võimalik saavutamine jääb suhteliselt piiratuks. Ja võib-olla üks aspekt, mis eelarvelise rahastamise puhul võib-olla ka veel märkimist väärib, on see, et see ei pea ju tähendama 100% rahastamist. Et see võib tähendada ka seda, et seda ühist raha on 10%, 20% või mingi selline suurusjärk kogu eelarvetest. Ja siin selline tuntud näide, mida sageli tuuakse, on Marylandi osariigi näide. Uuringuid on palju, näitavad tulemuste paranemist, näitatakse mõnes kohas isegi kulude kokkuhoidu. Mida vähem kajastatakse ja millest vähem räägitakse nende uuringute puhul on see, et kui keeruline
loomise süsteem selle rahastamismeetodisne. Ehk et üksikuid asju lugedes võib jääda tunne, et tegemist on paindliku ja vaba süsteemiga ja vähe bürokraatiat, aga tegelikult praktilises rakenduses on päris palju nüansse. Kolmas tasu on komplekstasu, erinevaid on neid alakategooriaid sellel. Ja ma ei hakka sellel väga pikalt keskenduma, sest et tänu insuldi rahastamise projektile teate sellest päris hästi, et vast see oluline märksõna siit on see, et kui palju aega internet on, kas ma saan aru, on vilets, kas te kuulete mind? Kui te võtate mu video ära, äkki siis lähemaks. Halloo? Kas te kuulete mind? Kas on okei? Kõik on hästi? Okei, siis ma jätkan. Vabandust, et kuna ma pean wifi pealt seda ettekannet tegema, sest et nii kui ma ametlikku võrku lähen, siis enam ma kuidagi teieni ei jõua, et mingid turvabarjäärid on kuskil vahepeal. Et komplekstasu juures siis see märksõna, et see insuldi rahastamise muutmise projekt, mis Eestis on käimas, et see näitab tegelikult, kui aja ressursimahukas selline ettevõtmine on. Ja siis võib-olla need kaks viimast inimkesksemat terviseteenust soodustavat rahastamismeetodid on siis sihitud lisatasu otseselt selle eest, et patsiendi käsitlus oleks koordineeritud ja siis tulemustasu. Et nad on oma vahel suhteliselt sarnased, sest et mõlemad on väike osa kogu rahastamisest, aga eeldus on siis see, et kui seda väga hästi sihtida, siis omab ta sellist katalüütilist mõju kogu süsteemile ja süsteem hakkab paremas, õigemas suunas liikuma. Märksõnad veel siit, et riski ja kasumine jagamine. Et kui me räägime inimkesksusest, siis tähendab see seda, et tervishoiuteenuse osutajad, sotsiaalteenuse osutajad, nad töötavad koos, mis tähendab, kui nad jagavad ka ühist rahasummat, siis peavad nad olema valmis võtma ühiselt riski, et riski tulemuste saavutamise nimel ja riski ka majandamisel, et kui on kahjum, siis seda kahjumit jagatakse ühiselt, kui on kasum, siis samamoodi see kasumirõõm saab ühiselt jagatud. Ja kokkuvõtteks, mis ma öelda oskan, et sellised need põhilised meetodid on üldistatuna, mida võib-olla veel silmas pidada, et enamasti need katsetused rahastamise muutmisel on ka ju projektipõhised. Et me räägime siin pilootidest, me räägime projektidest, vähe on selliseid süsteemi tasemel näiteid. Ja alati siis tuleb ka panna see konteksti, et kui tegemist on projektiga, kui tegemist on piloodiga, siis tavaliselt need on paremini toetatud, paremini rahastatud ja pilootides osalevad, projektides osalevad alati innukamad, tšempionid. Ehk et kui me jõuame süsteemi tasemel muutusteni, siis see on mõnevõrra keerukam. Et võib panna järgmise slaidi. Ja siis arutlekski, miks see muutus nii keeruline on. Järgmine slaid, palun. Et nagu ma alguses lubasin mõtiskleda, et ma arutleks seda keerukust natukene läbi huvide prisma ja need osapooli loomulikult on rohkem, neid saab teistmoodi grupeerida, aga ma vaataks seda kolme osapoole vaates. Vaataks riik. Ja riigi all mõtlen nii kohalikku kui ka kesktaset, haigekassat ja kõiki teisi avaliku sektori asutusi, teenusosutajaid, nii sotsiaal- kui tervishoiuteenusosutajaid ja inimest. Ja loomulikult on olemas nii ühiseid huvisid, on olemas isiklikke huvisid ja kui see ühishuvide osa on kitsas ja väike, siis ja pole üksteise huvidest mõistmist või üksteise huvidest ei saada aru, siis paratamatult on selle muutuse rakendamine mõnevõrra keerukam. Järgmine slaid, palun.
riigist. Et kindlasti küsimusi rohkem, mina valisin 4 küsimust. Esimene küsimus riigil on, et palju raha on ja kus see raha tuleb. Ehk et kuidas tekitada eelarve ruumi muutuseks, kuidas siis seda uut projekti või uut ettevõtmist rahastada, kas see vajab lisaraha ja kui see raha paikneb erinevates eelarvetes, näiteks tervishoiu ja sotsiaalraha, siis kuidas neid erinevaid rahakotte tegelikult kokku tuua. Ja see on keerukam, nagu te ise teate väga hästi, kui lihtsalt ainult seadusandluse muutmine. Et see vajab väga palju inimeste vahelist koostööd. Teine oluline aspekt on, kellele siis ja millele seda raha kulutada. Et raha saab kulutada ainult ühe korra. Et kui 1 euro on, siis ühe korra saab seda kulutada. Et kui vaatame tänast süsteemi, siis väga palju sellist vastutust on haigekassale. Et kui inimestel tekib küsimus, et aga mina, või miks see teenus mitte, siis need vastused tulevad sealt. Et kui seda vabadust delegeeritakse allapoole teenuse osutajate ühendustele või kohalikule tasemele, siis loomulikult tuleb sellega kaasa see vastutus, et anda aru, et miks just nii palju teenuseid või miks teie, härra proua, neid teenuseid ei saa. Et selle vabadusega paratamatult tuleb kaasa ka see kohustus. Kolmas väga oluline küsimus on riigi võimekus raha juhtida. Et viimasel ajal võib vaadata, et haigekassal tuleb päris palju ülesandeid juurde. Et kui vaadata samas jälle personali arvu või administratiivkulusid, siis seal see otseselt ei väljendu. Et loomulikult on alati sisemine efektiivsus, asju saab teha paremini, alati saab asju väljaspoolt sisse osta, aga alati peab ka silmas pidama, et kuskilt maalt, et võib see hakata seda üldist võimekust nii innovatsiooni juhtida, kui ka baasfunktsioone elus hoida, see võib hakata kahjustuma. Et siin viimasel ajal on palju Meelis Oidsalu tähelepanu saanud ja tema kasutas vist seda terminit, et riik tardub, et võib-olla sealt siis edasi minek on siis see, et riik hakkab manduma mingil hetkel ja ei suuda tegelikult enam oma baasfunktsioone sellisena, nagu me ootame, ellu viia. Ja 4. hästi oluline riigi ülesanne on see, et hoida siis silma peal sellel, et kuidas seda raha kasutatakse. Et muutustega tõenäoliselt ei tasu loota seda, et tuleb kuidagi vähem andmeid esitada, et tõenäoliselt ja läbi nende projektide te ka näete, et tegelikult pigem tuleb rohkem andmeid esitada. Et lootus on, et see andmete esitamine on sujuvam, mõtestatum, aga see kogus tõenäoliselt oluliselt väiksemaks ei lähe. Ja mulle meeldib endise NHS juhi Simon Stevensi kõnest võib-olla natuke klišeelik ütlus, mida ta kasutas siis, kui ta sai NHS-i juhiks, oli see, et mõtlema peab nagu patsient, aga tegutsema peab nagu maksumaksja. Et tõenäoliselt sobib see ka omamoodi mantraks haigekassale, et kuna tegemist on maksumaksja rahaga, siis see vajadus veenduda sellest, et raha on parimal võimalikul moel kasutatud, see peab põhinema mitte usul, vaid olemasolevatel andmetel. Järgmine slaid, palun. Oleks suurem kui kulu, et jääks natukene raha investeeringuteks ja parendusteks. Kuidas rahastada muutust, et kui tulevad uued ülesanded, uued töökorraldused, et kas siis see muutuse rahastus saab olema ka mõistlikul määral kaetud. Sellest ma juba natuke ennem rääkisin. Siis 3. oluline küsimus on, et kui palju on autonoomiat. Et kui eeldus on see, et tuleb ühiselt hakata tegutsema, et erinevad perearstid ja haigla ja sotsiaalpool, et mida see tähendab siis selle osas, et kus on minu isiklik vastutus ja kus meie kui teenusosutajad vastutame ühiselt. Ja siin me teame, kui keeruline on juba, et perearstid omavahel koostööd teevad, perearstid haiglad ja et see ei ole nii lihtne. Ja eks põhjus on ka selles, et pikki aastaid on olnud seadus või poliitikakujundaja selline tahe, et seda iseseisvust ja autonoomiat soodustada. Loomulikult nüüd on aeg nagu kulgenud, ootused muutuvad, aga kõik see võtab aega, et ümber kohaneda. Ja
Loomulikult ka teenusosutajate poole, nii nagu riigil, on küsimus võimekuses, et kas ja milline on meie võimekus selliseid uusi ettevõtmiseid, muudatusi ellu viia ja rakendada ilma selleta, et meie põhitegevus ja meie olemasolev see, mida me juba tegema peame, et see ei kannataks, vaid see saaks ka areneda. Järgmine slaid, palun. Ja võtaks siis kolmanda, selle kõige, mille pärast me seda kõike teeme, et võtaks siis inimese ka. Et võib ju olukord olla selline, et nii riigi vaates kui ka teenusosutajate vaates on rahastamisega kõik väga hästi, siis see veel tingimata ei tähenda seda, et inimese vaates on kõik hästi. Et esimene küsimus on, et kas mul on ravikindlustus? Et kui ma õigesti aru sain sellest uuest insuldi rahastamise tingimustes, siis ma saan aru, et kui ravikindlustust ei ole, siis tegelikult ei saa ka eeldada, et minul inimesena on õigus sellele inimkesksele teenusele, sest et sel juhul uus rahastamine ei kohaldu. Et paneb mõtlema. Loomulikult inimene tahab teada, et millised teenused, millises hulgas, ravimid sealhulgas, kuidas nad on rahastatud ja samuti sinna juurde, kui palju tuleb ise juurde maksta, kas ma tegelikult saan seda endale lubada. Et ei saa öelda, et siin kõik väga hästi oleks. Ja loomulikult siis neljanda küsimusena on, millist asjaajamist, millist süsteemis navigeerimisoskust, kui palju kannatlikkust on tegelikult minul kui inimesel vaja selleks, et ma saaksin kõik need hüvised, mida siis mulle tegelikult riik on lubanud rahastada. Et kokkuvõtteks, et alguses võib tunduda see, et küsimus on ainult sellises, et millist rahastamismeetodit ja milline hinnatase valida, siis tegelikkuses on päris palju keerukaid nüansse, mis kogu selle rahastamismudeli ümbervaatamise ja kohandamisega, mis vajavad ka veel tähelepanu. Järgmine slaid, palun. Et te kõik juba nihelete ja küsite, et kas mõnda praktilist soovitust ka saab. Et nagu enne öeldud, et ei anna ma sellist retsepti, kuidas Eestis asju peaks tegema, aga paar sellist näpunäidet annan ma küll. Võib järgmise slaidi panna. Et 7 sellist nõuannet. Et esiteks, et asju tuleb inimese vaatesse panna ja ma arvan, et need projektid ja kõik need ettevõtmised, need tõestavad väga palju, et see kavatsus on ja 5 aastaga, mis ma eemal olen olnud, et ma möönan, et see teeb hingele pai, et see areng selles mõtlemises ja selles tegevuses on nimetusväärne. Aga loomulikult, et kui asjadest vaadata, asju panna inimese keskseks, siis ei tohi jääda kinni keskmisesse inimesse, vaid võib-olla siis president Kersti Kaljulaiu sõnadega, et tuleb vaadata ka sinna pimedatesse nurkadesse, et üles leida need, kes võib-olla on kuidagi kõrvale jäänud ja samas võib-olla vajavad seda abi kõige rohkem. Teine soovitus loomulikult, et tuleb kokku leppida ühises eesmärgis, sest et nii kui läheb raha jagamise üle aruteluks, temperatuur tõuseb, emotsioonid kogunevad ja siis on aeg-ajalt hea, kui on see ühine eesmärk, mille juurde tagasi tulla ja võib-olla siis on ka neid kompromisse ja lahendusi ühiselt lihtsam leida. Kolmas, mida ma olen korduvalt rõhutanud, on võimekus, et nii riigil kui teenusosutajal peab olema võimekus ja võimekus mitte ainult juhtida projekte ja innovatsiooni, vaid samaaegselt tegelikult hoida töös ja arenevana baasfunktsioone, sest et muidu see on nagu maja, millel paned uhked kullast käepidemedustele ja viimase tehnoloogia tood sisse, aga katus sajab läbi, seinad ei pea tuult ja vundament ka hakkab vajuma. Et seda võimekust on vaja mõlemaks nii põhifunktsiooniks kui arenduseks selleks, et innovatsioon saaks toimuda. 4, et isegi kui me väga tahaksime, et muutused toimuksid üleöö või siis vähemasti järgmiseks aastaks, siis liikuda tasub samm-sammult. Tuleb ehitada sellele, mis on, katsetada, kui ei sobi, siis ära lõpetada.
ja siis seda uut sobitada väga leidlikult selle olemasolevaga. Ikka nii, et kõik need pusletükid omavahel hakkavad hästi kokku sobima, et see pilt kuidagi kiiva lõpuks ei lähe. Viiendaks, mis on ääretult oluline, et rahastus või muutus vajab rahastust. Ja kuuendaks, seitsmendaks, et tuleb koguda andmeid, tuleb analüüsida, tuleb jälgida ja veenduda, kas me liigume ikka sinna, kuhu me tahtsime liikuda ja kui me ei liigu, siis julgelt kohandada, julgelt muuta, et mitte jääda kinni sellesse, mis võib-olla algselt oli kokku lepitud. Ja loomulikult kõige selle juures tuleb kogu aeg silmas pidada seda, et kui probleemid on, siis probleemide lahendus võib tegelikult peituda kuskil mujal kui rahastamine. Ja viimane slaid, palun. Ehk siis seda silmas pidades võib-olla viimane soovitus on see, et kulutada nii vähe aega kui võimalik selleks, et arutada, kuidas rahastada ja nii palju kui võimalik siis sellele tegelikule tööle, kuidas see muutus ellu viia ja tänud siin selle tänase päeva korraldajatele, kes täpselt seda põhimõtet silmas pidades ka kogu selle päeva on üles ehitanud. Aitäh teile! Suur tänu, Triin. Kas saalist on küsimusi? Sest igal juhul digikanalites ka küsimus ei ole. Mul tundub, Triin, et põhjus on lihtne. Ma pean tunnistama, et enne sinu ettekannet ma väga ei kuulnud, et keegi üldse mainiks raha. Ühe korra mainis Priit raha, teise korda mainis Mart raha. Ja mis on selles mõttes nagu unikaalne, et 30 aastat pärast iseseisvuse taastamist oleme me jõudnud konverentsidega faasi, kus raha ei olegi enam kõige tähtsam. Kõige tähtsam täiesti ootamatus situatsioonis koostööpuudus.